Tere päevast, hea Postimees TV vaataja. Oled sattunud vaatama järjekordset saadet sarjast Peetri Pilk, kus täna räägime Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madissoniga sellest, mis toimub laias maailmas, kuid pühendame veidikene tähelepanu ka Eestile. Tere tulemast saatesse. Aitäh kutsumast. Ja alustame nagu Peetri Pilgu saates ikka mõningaste oluliste pilku püüdnud viimase nädala uudistega. Ja võtamegi oma esimese uudise, milleks on siis Eesti Rahvusringhäälingu portaalis tehtud lugu sellest, kus meie peaminister Kristen Michal mainib, et Eesti õhukaitse muutub mitmekihiliseks. Seal on ära toodud mitmeid sellised arengusuundi, nagu ma olen aru saanud, siis aasta 2027 lõpuks pidi siis ka valmima mingi rahuaja droonitõrjevõimekus oli seal nagu selline lõik, aga väga täpselt nagu ei saa aru, et millal ja mida ja mõnes mõttes tekib ka küsimus, et kus nagu varem oldi, et kuidas sina igapäevaselt selliste teemadega ju tegeleva inimesena seda kommenteerid, et meile esitatud drooni tõrjumise ja üldse võimekuse problemaatikat, et kuidagi on veidikene äkki midagi vajaka jäänud viimastel aastatel. Tegelikult on vajaka jäänud see, et 30 aasta jooksul ju Reformierakond on meelega venitanud või jätnud tegemata asju, mis on olnud elementaarsed ja seda kriitikat on tehtud tegelikult ka ju Riigikogu tasemel aastaid. Kui on küsitud erinevate Reformierakonna ministrite käest, et miks ei ole aastal 2015 juba keskmaa-õhutõrjet. Öeldakse, et meil on liitlased, ei ole vaja. Kui ma mäletan veel 10 aastat tagasi oli küsimus selle üle, et miks Eesti ei arenda näiteks ka tsiviilkaitset ja varjendusüsteemi nii nagu Soome on teinud aastakümneid, põhiliselt pool sajandit, siis toona peaminister Taavi Rõivas ütles, et me ei ole mitte kunagi paremini kaitstud olnud, kui praegu oleme, et meil on Itaalia hävitajad Ämaris. Aga see ei vastanud küsimusele, et aga mida teeb tsiviilelanikkond siis, kui Itaalia hävitajad ei ole enam Ämaris või kui on mingid probleemid. Ja põhimõtteliselt aastate kaupa Reformierakond keeldus tegemast neid investeeringuid, mis olid ilmselgelt vajalikud kiiresti teha. Siis tekib küsimus see, et mis põhjustel, kas lihtsalt poliitiline rumalus või on mõne, ma ei tea, agendi käsi seal mängus, et kui me tuletame meelde kas või Jürgen Ligi saavutusi, kaotada ära sõjaväeluure, tuletame meelde Herman Simmi kaasust, kes oli otseselt seotud toona Kaitseministeeriumiga Jürgen Ligi juhtimise ajal, poliitilist survet kaotada ära ka ajateenistus, et miks selliseid samme tehti, mis on need tegelikult ajendid seal taga. Ja nüüd tõesti, kui on täiemahuline sõda käimas juba üle 4 aasta, siis on justkui ärgatud, et meil on vaja ruttu teha. Kuigi ka 4 aasta jooksul on tehtud asju jällegi aeglaselt. Et kui me tuletame meelde, siis läks aasta aega alates Venemaa sissetungist Ukrainasse, kui Kaja Kallase juhitud valitsus suutis kuulutada välja riigi hanke HIMARSite ostuks. Aasta aega lasti vastu taevast. Ja nüüd põhimõtteliselt me võime öelda, et osaliselt need kõik investeeringud, mis praegu tehakse, on õiged. Jah, siis õhutõrje peabki olema mitmekihiline, et suudetaks maha võtta siis üksikuid droone, mis kukuvad üle meie piiri, siis lühimaa tõrjeta vaja on vaja keskmaatõrjet, et see kõik on nagu adekvaatne, kui meil on aega. Kui me teaksime, et järgmise 10 aasta jooksul kindlasti Venemaa ei kujuta meile ohtu, siis jah, me võime täiesti rahulikult võtta, et meil on see plaan olemas, et me teeme investeeringud ära. Täna on probleem tegelikult selles ju, et Eesti ei kontrolli oma õhuruumi juhul, kui kas siis Venemaa mõjutustegevuse tõttu näiteks tulevadki üle meie territooriumi piiri Ukraina ründedroonid. Ja kuidas need maha võtta? Et lihtsalt näiteks tuua, et Ukraina täna toodab iga päev mitu tuhat odavat drooni, umbes $2,000 väärtuses droone. Just nimelt droon versus drooni süsteemiks, et võtta maha vastase droone võimalikult odavalt ja efektiivselt. Täna on Eestis ka olnud ettevõte, kes on öelnud, et nad on suutelised tootma seda väga kiiresti, suhteliselt odava hinnaga, aga riigi poliitika on olnud see, et me pigem nagu ootame ja teeme rahulikult ja pikemalt palju kallimaid lahendusi ja siis kogu selle vahepealse perioodi, eks ole, kui droonid või kukkuda meie põldude peale ja jumal tänatud ei ole kukkunud mõne kortermaja peale, siis selle me lihtsalt üritame kuidagi üle elada. Et ma arvan, et see ei ole nagu adekvaatne lahendus, kui me teame, et täna on käimas sõda ja täna on reaalselt on meil oht see, et Auvere elektrijaam võib õhku lennata. Aga võtamegi järgmise uudise, kus Meelis Oidsalu natukene Postimehes analüüsis ka vastavatel teemadel ja kirjutas loo pealkirjaga Riik räägib ennast droonikriisi ajal tegelikust
võimekamaks, et kui nii võtta, et selline asjadega viivitamine, see ongi olnud nagu paradigmaatiline või süstemaatiline, et ma ei tahaks nüüd näidata näpuga ühegi isiku või isegi otseselt peaministri poole. Ligist mulle meenub Jürgen Ligist 2021 enne Ukraina sõda ta veel, kas see oli ühes ETV saates, isegi ütles, et me ei peaks suurendama väga oma kaitsekulutusi, kuigi maailm oli juba üpriski ärev, et see oli just see hetk enne seda Ukraina sõda, kus oleks seda kõike juba pidanud alustama, sest näha oli, et olgu see Lähis-Idas või Lähis-Ida kees tegelikult juba ka sel ajal ja Hiina, Taiwani olukorrad ja kõik. Et me ei saagi rääkida vist mingist ühest kahest intsidendist, vaid sellest süsteemsest paradigmast. Ja samal ajal nagu Oidsalu siin pealkirigi ütleb, et üritatakse samas jälle rääkida ikkagi kordades paremaks vahel, kui asju on. Eks see on tingitud suuresti sellest, et Reformierakond on ju olnud igavene võimupartei. Ehk et ta on nagu selline vähkkasvaja, mis võtab enda juurde selliseid mudusööjaid elukaid, eks ole, kes üritavad siis leida endale paremat elu ja sissetulekut läbi selle võimuerakonna. See muudab erakonna aeglasemaks, vähem operatiivsemaks, ta ei suuda enam kiiresti reageerida muutuvatele oludele ja üritatakse teha kõike samamoodi, nagu harjutud tegema. Ja just see, et muutuvad oludega ei suudeta nagu kohaneda, et mingisugune selle kokku jooksnud süsteem. Et praegu drooniga ütleme, et jah, et loomulikult võib öelda, et droonindus on viimase paari aasta jooksul niivõrd nagu rajult arenenud, et jah, tõesti 5 aastat tagasi kaitseinvesteeringu tegemisel oli väga raske ette ennustada, et milline see droonindus saab üldse olema. Aga me teame täna viimase 2 kuni 3 aasta jooksul on see igapäevane reaalmaailm Ukrainas, mis ei ole Eestist väga kaugel. Et see on see aeg, kus sa pead kiiresti kohanema ja valmistuma uute oludega. Et see kõik ei tähenda seda, ütleme, et me peaks investeerima kahtlemata kaugema rakettidesse, HIMARS-idesse, kõik see on samamoodi ka tänapäeval sõjapidamise osa paraku, aga lisanduvad uued liigid, kus sa pead siis adekvaatselt reageerima. Aga Jürgen Ligi või Kristen Michali, nende see muster ongi see, et teeme kõike vana harjumuspidi ja ka samal ajal nad siis üritavad alati nagu avalikust nagu rahustada, et me oleme väga tugevad. Tegelikult me oleme väga võimekad. Ja sest, et mis põhjusel, sest kui siiamaani oli Reformierakonna alati edulugu 2 asja, et nemad on kõige paremad majanduseksperdid ja kõik teised on lollakad ja nad on kõige tugevamad siis sinimustvalge rahvuslikud riigikaitsjad julgeolekuga. Tänaseks majandusküsimustega on Reformierakond totaalselt kõik ämbrid pähe tõmmanud, sest et Eesti on number 1 peaaegu kõiges. Inflatsioon, ekspordivõimekuse vähenemine, toidukorvi hinnakasv, et kõiges on number 1. Ehk et majanduspoliitiliselt on Reformierakond tõmmanud totaalselt endale veenid läbi. Ainuke, mis on jäänud veel neile, ongi see riigikaitse küsimus, et meie kaitseme Eestit. Et näete, kui te nüüd ei vali, eks ole, et kui te ei vali Reformierakonda, siis tulevad pahad võimule, eks ole, kes müüvad meid kohe Kremlile maha. Kui mul tekib küsimus see, et kelle agent võib olla Jürgen Ligi, et kui ta on kõike seda teinud viimase 20 aasta jooksul, nagu mis ta on teinud. Aga see selleks. Aga see on ainukene nende see nagu poliitiline imago on olnud see, et meie teame, kuidas kaitsta Eestit julgeolekualaselt. No ja, nüüd ongi, et vaevalt järgmistel valimistel õnnestub ükskõik mis erakonnal seda nagu selle põhivalimismootori ette panna, et nüüd see teine erakond, et see müüb Eesti Venemaale maha, aga et võib-olla seda ikkagi keegi üritab. Ütleme, see on vana klassikaline harjumus, et Reformierakond teab, et ta siiamaani on töötanud, et avalikust nagu paanikasse ajada ja mobiliseerida siis valijaid enda selle taha. Täna ma kardan, et seda vist ei usu. Keskmine valija ikkagi ütleme, juba tunnetab, et tal on korduvalt valetatud, et äkki nüüd enam ei peaks nagu minema selle nagu reha otsa uuesti. Just, aga lähme nüüd oma 3. uudise juurde, mis läheb sujuvalt üle rahvusvahelisel areenil toimuvaga ja Donald Trump, eriti peale Briti peaministri Sir Keir Starmeri üpriski selliseid USA vastu üpriski selliseid provotseerivaid väljaütlemisi, et kuidas see sõda ei ole meie sõda ja kuigi õli, nafta tuleb brittidele väga olulises mahus ja tuleb sealt, eks. Selle Hormuzi väina kaudu ja muidugi kõige hullem vist Hispaania reaktsioon, kes veel õhuruumi sulges, sotsialistlik Hispaania, seal on mõlemal puhul on tegemist pigem mitte selliste rahvusvaheliselt vajalike situatsioonide
üle või järgi või vastu reageerimisega, vaid see pigem on selline poliitiline ideoloogitsemine, see on müük oma siseriiki oma valijatele. See, millega siis mitte keegi ei maini neid 30+ tsiviilisikut enam, keda see jõhker režiim tappis, neid inimesi, ohvreid nagu poleks olemaski. Räägitakse juba vestlustest Iraani välisministriga ja Iraani vahel juba sellises Euroopa peavoolu kõnes koheldakse nagu sellist väike nagu nunnutamine hakkab pihta ja neid süüta kannatavaid miljoneid inimesi, tapetud inimesi, kes kõik ei tule enam kunagi tagasi ja miljonid inimesed, kes vabadust tahavad, eks nende häält enam ei olegi ja Euroopa räägib, aga meil on kallis bensiin, mis muide Obama ja Bideni ajal paljudel aastatel oli kallim märgatavalt kui praegu. Et ja see Trumpi NATO-st lahkumine, see on see sama, ta keeb jälle üle, läheb vihaseks, ka Trumpi sõber Bill O'Reilly, kes endis legendaarne uudistemees, ajakirjanik USA-s, kes on ka Trumpi isiklik sõber, ta ütles, et ta ei ole Trumpi ei olnud ammu nii vihasena näinud sellele nagu reaktsioonile, mis järgnes, et sina Europarlamendis näed võib-olla natukene seda üleüldist Euroopa õhkkonda paremini, et kuidas sa oskad kommenteerida, et milline saab olema see Brüsseli üleüldine siis vaimsus, et kas lõpuks võetakse ka vastutus ja saadakse aru, et ikkagi Euroopa vajab liitlasi ja peab osalema või lähevad Euroopa ja USA lahku? Seda, et kas nüüd Euroopa riigid läheksid Iraani või Hormuzi väina seal turvama, avama, tõenäoliselt Euroopa riigid ei lähe. Ei olegi minna millegi. Ja sisuliselt ütleme, poliitilise tahtmise korral, siis ütleme, kui me vaatame merekõlbulikke aluseid, siis jah, brittidel oleks midagi saata, ka prantslastel on. Aga küsimus on tihti ka selles, et praegu, kus on see nagu terav konflikt lõpuks välja kujunenud, on ikkagi see, et iga valitsus peab selle asja müüma maha ka oma avalikkusele ja oma valijatele. Ja paratamatult, eks see nagu välja paistab ta nõnda, et Trump teeb õiget asja Iraanis osaliselt, aga eks need sõnumid, kommunikatsioon tekitab alati segadust, et kui sa nagu ühel päeval ütled, et tegelikult me lähemegi Iisraeliga, võtame Iraanis selle mullade selle režiimi maha, et see terror lõppeks tavaliste inimeste kallal, sest väga suur osa normaalsed inimesi Iraanis tahavadki režiimi muutust. Valdav enamus, absoluutne. Kui sa ütled, et meil polegi liitlasi vaja, me teeme selle ise ära ja siis mõne päevaga muutub see olukord, et meil ikkagi nüüd näete, meil oleks vaja liitlasi ja siis sa ütled, aga meil ikkagi pole vaja, sest me parem läheme NATO-st ära, siis see tekitab kahtlemata, et kuidas mõtleb keskmine Saksa või isegi keskmine Eesti valija, et kas nüüd on vaja liitlasi või ei ole liitlasi vaja. Et ühest küljest see sõjaline võimekus muidugi ei ole ligi lähedalegi Ameerika Ühendriikide omale Euroopas. Samas ütleme poliitilise tahte korral jah, oleks võimalik midagi saata. Aga kas me võtame Eesti konteksti, et me võime ju saata mõned piirivalveohvitserid, eks ole, aga see sisulist muutust ei tooks. Et täna ütleme probleem nagu tihti on selles, et jube paljud tahavad hakata kritiseerima karjuma Trumpi kallal ja lugema moraali, ma ei tea, kas Ukraina ja Venemaa pärast, nii nagu alles hiljuti Kaja Kallas hakkas justkui õpetama siis Ameerika Ühendriikide välisministrit, et kuidas ikkagi Ameerika Ühendriigid ei ole teinud piisavalt Ukraina aitamiseks. Ta tegi seda muide enne, kui Marco Rubio USA riigisekretär oli üldse kohale jõudnud, juba andis selliseid intervjuusid. Et see probleem selle Euroopa häda ongi selles, et Euroopa on selline vananev daam või siis, ma ei tea, härrasmees, kes on nautimas päikeseloojangut oma mõnusa prantsuse punase veiniga ja siis targutab, et aga näete, mismoodi ikka maailmas peab asju ajama. Aga tegelikult küsitakse taga, miks ise asju ja aga meil pole siin võimekust. Tõesti ei ole võimekust. Miks ei ole võimekust, huvitav? Et kui me vaatame ikkagi, siis sisuliselt Euroopa riikide majandus on võrreldav Ameerika Ühendriikide omaga, kui on poliitilist tahtmist, aga täna ei ole seda sõjalist võimekust ja ka poliitilist tahet tegelikult võtta vastutus Euroopa julgeoleku eest. Seda ei ole. Ja võib-olla ka USA ei oodanud, ja see retoorika muidugi viskab üle küll natukene vahel, mis sealt tuleb, aga et USA ei oodanud ja tegelikult teavad, et Euroopal pole mitte midagi, pigem brittidelt võib-olla siiski oma baaside kasutada lubamisteks ja Hispaania sulges veel õhuruumi, et ega ma arvan, et USA muud ei olekski oodanud, kui paari
toetavat sõna, et näiteks, et ajatolla on mõrvar, tappis ära nii ja nii palju inimesi, et saame millestki aru ja nõuame Ormusi väina, et noh, ja see tegelikult jah, see on selline hästi kummaline olukord, mis on praegu tekkinud, et noh, loomulikult USA ei saa NATO-st lahkuda, et see on selline järjekordne Trumpi taamitsemine või noh, kuidas seda selline pirtsakas, ta ei oska ennast teistpidi nagu avalikult väljendada, kui väljendada oma solvumist, millest tal vahel on ka nagu õigustus, vahel läheb ikka korralikult liiale. Aga noh, probleem on olemas ja ei näegi, kuidas see laheneb. Sisuliselt ega iga organisatsioon ajas võib muutuda ja võivad tulla uued liikmed, minna liikmed ära, et ega me ei saa elada nagu ka sellises nagu kujutelmas või unistuses, et kõik jääb nii stabiilselt kestma, nagu ta praegu on. Et see ongi, me peame nagu arvestama sellega, et võibki tulla, ütleme, poliitiline soov, et ma kardan, et kui teha referendum Ameerika Ühendriikides, et kas Ameerika Ühendriigid peaksid lahkuma NATO-st, siis ma kardan, et päris suur osa protsent valijaid võib öelda, et jah, lahkume. Et mis see meisse puutub, see Euroopa asi. Et tegelikult ju, ma ei tea, nad elavad hoopis meie kulul, meie maksame kinni nende julgeoleku ja nemad aga samal ajal siis naudivad oma kõrgeid pensione, tasuta kõrgharidussüsteemi, võtavad vastu immigrante, ehitavad mošeesid ja meie siin maksame, eks ole, oma maksumaksja rahaga kinni nende julgeoleku. Kus see siis kõlbab? Et seepärast ütleme, aga samas ei ole mitte kuidagi tark tegu hakata moraali lugema, sest ütleme, kui kas või Kaja Kallase positsiooni võttes, siis Kaja Kallasel ei ole mitte ühtegi juhthooba sundida ühegi teise riigi juhtkonda tegema neid otsuseid, mis talle meeldivad. Et Kaja Kallas on, ta on lihtsalt kõrge välisesindaja, ehk mis tähendab seda, et tegelikult tal ei ole mõjuvõimu ei Saksamaa valitsuse üle, ei Prantsuse valitsuse üle, teoorias ei peaks olema ka Eesti valitsus üle, tema peaks olema see tore lepitaja ja diplomaat, kes toob need riigid ühe laua taha ja ilusti räägib läbi, et mida sina soovid ja mida sina soovid. Oi, teil on nagu erinevad soovid, leiame kompromissi. Et põhimõtteliselt tema ainuke lüli ongi olla see vahendaja. Kõige hullem ja mis ongi, et juba esimestest uue USA valitsuse hetkedest peale ma oleks ju oodanud, et Kaja Kallas, kes on välisminister ei aja mitte kunagi oma iseseisvat poliitikat, vaid ta peaks rakendama Euroopa riikide kokkulepitud poliitikat või Euroopa Komisjoni, eks. Aga juba esimese asjana tuleb vaba maailm vajab uut liidrit ja sellised, ja kuni nüüd tänase selle kohtumiseni välja sa hakkad enne mingisuguseid tugevaid poliitilisi avaldusi tegema, mis peab olema enne, kui on üldse see Rubioga kohtuminegi ära olnud, et niimoodi ei käi diplomaatia ja see, et meil ei ole tegelikult välisministrite tasemel, ei ole Euroopal ja USA-l tegelikult mitte mingisugust, mitte keegi, seda on otse põhimõtteliselt välja öeldud, mitte keegi ei taha suhelda lihtsalt sellise stiilis diplomaatia harrastajaga, et ja see tegelikult diplomaatilise kontakti puudumine, ma arvan suurem osa selliseid jamasid oleks tegelikult ära silutud. Lihtsalt kaks välisministrit istuvad kabinetis maha, ma ei tea, mida nad siis joovad tee või õlle või tavaliselt ikka saadakse kuidagi mingi kokkuleppele, tullakse sealt kabinetist välja ja naeratatakse, tehakse mingi ühine avaldus, aga praegu on ju näha, et Euroopa poolt enne kohtumisi juba tuleb selline, ma ei oskagi seda öelda, selline pirtsakas, pirtsakas kuidagi üleolev selline moraali lugemine ja see tuleb siis sellelt osapoolelt, kellel tõesti endal ei ole kaitsevõimekust ja kes toetub USA-le pea kõikides kaitseküsimustes. Jah, aga sellest hoolimata on paraku ka meil Eestis inimesi, kes vaatavad suure uhkuse tundega, et näete, ega meie oma Kaja on nii kõrgelt positsioonil, väga tähtis inimene. Tegelikult riikide välisministrid ei eelista Kallasele, et tegelikult mitte kedagi ei huvita, kas ta on olemas või ta ei ole olemas. Kõik on pigem nagu lepivad olukorraga, et jah, ta on sellel positsioonil kuidagi saanud. Me teame, miks ta on saanud, sellepärast, et tema suurimaks teeneks oligi Ukraina tragöödia ehk praegu tuhanded tapetud sõdurid, miljonid põgenenud, oli tema see pääsetee Brüsselisse circa 30 000 eurose palga peale, et tunda ennast väga tähtsa inimesena, väikesest Ida-Euroopa riigist, naiste rahvas, ideaalselt klappis kogu selle nii-öelda poliitilise teooriaga Euroopas, kus ongi vaja siis mitte vaata inimese kvaliteeti, vaid sugu.
et vahet ei ole, mis on sinu võimekus, aga näete, kui sa oled õiges soost, siis praegu sa klapid. Et noh, nii ta juhtus kogemata, aga seega praegu palju nagu olulisem, mille peale saab mängida, on ikkagi see, et kui julgelt pigem ikkagi teatud riikide juhid ise suudavad seda vastust enda kanda võtta, on see siis soomlaste Stubb või on see Merz Saksamaalt. Et need on need põhilised lülid ameeriklastega. Kes on tõsiselt võetavad. Nad ei aja avalikkusele seda sellist pirtsaka, turtsuvad ja üleolevat solvumist ajavad rahulikku juttu. Inimesed on, ütleme, selles mõttes kogenud ja adekvaatselt saavad aru, et millises maailmas me elame. Et kahtlemata Ameerika Ühendriikide poliitika, ütleme America First tähendab seda, ütleme, et nad vaatavad eelkõige kõik enda mätta otsast, mis on nende huvides, mis on arusaadav. Nüüd, kuidas sellega kohaneda, eks ole, ja kuidas teha ennast ameeriklastele põhimõtteliselt vajalikuks, et miks ikkagi Ameerika Ühendriikidel tegelikult on vaja hoida ka, ütleme, Ida-Euroopa tasakaalu sellised, et see oleks Venemaa mõjusfääris, sest kui sa ei taha, et Venemaa mõjusfäär kasvab, millega toetab ta Hiina mõjusfääri kasvamist, siis mõistlik on, ütleme, parem hästi läbi saada. Ja isegi vahel üle olla mingitest solvumistest või natuke kentsakatest avaldustest või väljaütlemistest. Mis seal ikka? Ameerika presidendid on aegadest aegadesse kogu aeg Euroopaga sellisel, võtame, mida Ike Eisenhowergi tegi, kui oli Suessi kriis, eks. See oli otses mõttes karjudes käsu andmine, et mida tegi Nixon, eks, uue dollari lahtisidumisega kullast, et tegelikult mitte ühtegi sellist mõnes mõttes ärategemist ei ole olnud USA poolt. Et ei nähta ajalukku, et USA presidente, kes on, ega see Roosevelt tegi ka ikka igasugu, eriti Eesti osas ja Balti riikide, et USA presidendid on alati olnud teatud mõttes mingites küsimustes väga teravalt Euroopaga vastuolus ja tülis. Lihtsalt praegune president esindab, sa ütlesid America First, Iraani operatsioonis osalemine näitab, et ei ole ainult, et Trump ei ole kunagi olnud see isolatsionist, ta on ikkagi, ta on see on häälte saamiseks, mida sa ütled neile kõrbes või kuskil ütleme taludes elavatele kaabuga meestele või samas ka võib-olla mõnedele kummalistele kristlastele, kes seal igasugu kummalisi asju usuvad. See ei tähenda, et Trumpi valitsus ju seda kõike usub. Aga et jõuame veel korra ära käia ka Vene ja Ukraina teemal, et võtame oma 4. uudise, mis on tegelikult sinu teemast, et Peeter Helme Euromaidan Press, siis Ukraina ingliskeelne väljaanne, et selline pealkiri Support for Ukraine is turning critically badly. The warning comes from its most committed corner. See tähendab siis, et toetus Ukrainale on läinud kuidagi kriitiliselt halvasti. Ja sina seal siis seletad oma vaatepunkte, et äkki oskad ka meie saate vaatajale siis seletada lahti, et mida sa mõtlesid selles uudises. See oli kogu selle pika intervjuu mõte, mida üks teine Peeter siis tegi, kes elab praegu Lvivis Ukrainas. Oligi see, et kaugel on see 90 miljardi paketi asi, mida Ungari praegu blokeerib, kas on võimalik minna ümber nurga Ungarist mööda, muidugi on võimalik minna. Et aga lihtsalt probleem on tihti selles, et kuidas peaks näiteks Malta valitsus maha müüma selle mõtte Malta valijatele, et üks näiteks Euroopa Liidu liikmesriik ei pane tagatist alla sinna selle laenu katmisele, et miks peab Malta panema, kui Ungari ei pane. Et põhimõtteliselt poliitilist kompromissi kokkulepet leida on seal paganama keeruline praegu. Kuigi jällegi Ungari mängib oma mängu ja nagu me ka oleme kuulanud nende välisministri toredaid vestlusi Venemaa välisministriga, kus on selline ülemuse alluva suhe. Seda raske oli uskuda, need originaalid on. Ja need originaalid ja nad õigustavad ise ka, eks ole, et jah, et see ongi meie töö. Tore, et ma isiklikult... Kelle oligarhide õdedele... Mul on väga raske, ütleme, arvestades neid avalikuks tulnud materjale, et kuidas peaks teiste NATO liikmesriikide välisministrid istuma laua taga koos Ungari välisministriga ja arutama näiteks NATO kaitseplaane. Et see mõttes see on poliitiliselt väga keeruline, et kui me teame, et see info läheb suht momentaalselt kohe Moskvasse. Seega usalduskriis on praegu väga tõsine ja see muidugi see haavab ka kõvasti Ukraina abistamise võimalusi ja teine ongi see, et tihti inimesed räägivad sõjaväsimusest. Muidugi seda oleks tore rääkida muidugi inimestele Ukrainas, et teate siin eurooplased, kes naudivad croissanti ja cappuccinot hommikuti, et nendel on sõjaväsimus.
aga eks see paratamatult nagu inimeste emotsioon on selline, et näete, me oleme nii ja nii palju aidanud ja sama asi ka Eestis tegelikult, et täiesti põhjendatud küsimus lõpuks, et Eesti on olnud praegu SKP-st teisel kohal riik, praegu Taani on esimesel kohal, me oleme teisel kohal, kes on andnud üle miljardi euro väärtuses abi Ukrainale. Samal ajal meie enda majandus on muidugi tuksi keeratud Reformierakonna poolt, et nüüd, kui peaks Eesti üritama veel selgitada, et aga me peame veel andma, siis lõpuks tuleb kuskil see taluvuspiir avalikkusel, kus inimene küsima, et kaua me peame veel maksma, aga samal ajal, kui meie enda vaesusnäitajad kasvavad nagu kosmosekiirusel. Aga see on veel hullem tegelikult Lõuna- ja Lääne-Euroopas, kus inimene ongi juba haavatud juba sellest, et kütuse hind tõuseb. Näete, palju ma peame rohkem maksma. Muidugi see inimene ei küsi enda valitsuse käest, et miks minu kütuse hinna liitrist üle poole moodustavad maksud, kus tegelikult riik nöörib, et seda nad ei küsi, küll aga tuleb esimene emotsioon, aga miks me peame Ukrainat toetama? Et see poliitiliselt see teeb aina olukorra keerulisemaks, kuna kõik erakonnad vaatavad ju valimiste peale, mis on populaarne, mis ei ole populaarne ja kui see avalik fookus läheb selgelt nagu Ukraina kriitilisemaks, siis paratamatult need erakonnad hakkavad rääkima, et ongi, ma ei tea, Germany first või France first ja näete, et see Ukrainaga tuleb mingi diil ära teha. Et see tekitab sellise olukorra, kus tegelikult praegu Ukraina olukord ei lähe mitte kuidagi kahjuks paremaks. Et see on sellised olukorrad, nagu sa ka mainisid sõjaväsimus, mul tuleb meelde Meelis Oidsalu vist juba 22, kui see sõda algas. Ühes mingis oma loos ennustas, et selline asi tuleb, eks. Paratamatu me ei saa. Mõned asjad ongi, mille peale meil kuskil arvamusruumis või kolumnismis või välispoliitika uudistes ollakse nagu maruvihased või solvunud või et arutatakse, et mis nüüd saab, kõik on läbi, see on maailma ajaloo paratamatus. Ei saagi eeldada seda, et kõik jääb nii, nagu ta on nagu praegusel hetkel, et see on hästi kummaline ongi selline eeldus või lootus, et kõik läheb nii, nagu meie tahame, meie oleme planeerinud. Ja ka see, mis Euroopas Ukraina rahastamise üle toimub või toetamise üle, see on ka tavapärane. Võtame enda vabadussõja ajastu, kas meie saime näiteks midagi tasuta, ei saanud, eks. Peale Soome ja Taani vabatahtlike, kes ka muide täna on meil või Briti, eks, abi, britid, taanlased tänagi meil abised hoolimata Euroopa madalast kaitsevõimest. Me peame neile väga tänulikud olema nii täna kui oma ajaloos, aga et lõppkokkuvõttes mitte midagi ei tule tasuta jälle, et see on ka tavapärane. Et meie Eesti kõik riigid alati on pidanud relvastuse eest kõik tagasi maksma ühel või teisel viisile, et mõnes mõttes ka tänaseid olukordi, et neid ei tohi mitte traagilisena näha, vaid ajaloo paratamatusena. Minu arust seda Eestis natuke osatakse vähe aru saada, et me peamegi reaalses päris maailmas elama, mitte mingi mullis või kuvandis ja siis nutma, et miks see nii ei ole. Ütleme, Moskva pisarad ei usu. Just, aga nüüd lõpetuseks natukene peab rääkima ikkagi ka Eesti poliitikast ja sina ise oled nüüd leidnud oma koha ammu juba täiesti uues erakonnas, mis mõnes mõttes oli üllatav käik, eks, kui sa astusid Keskerakonda, et mind pani küll väga üllatama, et ma kohe võpatasin selle peale ja nüüd, kui vaadata, et Keskerakond on hakanud oma toetust korralikult taastama ja eestikeelse valija sees, et anna mingid oma hinnangud või prognoosid, et millist valimisvõitlust või kampaaniat me saame nägema, mitte muidugi mitte ühte erakonda ülistades, et mis lihtsalt oma mingi nägemus, et mis sa arvad, mis saama hakkab ja kuidas see kõik läheb. Põhimõtteliselt fakt on see, et Keskerakond tuli vähem kui 2 aastaga ikkagi totaalselt mudast välja. Just nimelt tänu sellele, et sai nagu reaalselt adutud, mis on erakonna probleemid, mis takistab praegu, ütleme, tavalisel keskmisel valijal toetamas Keskerakonda, mis on need, ütleme, avalikud hinnangud või siuksed nagu, isegi vahepeal sellised nagu mingisugused dogmad, mis on loodud ka meedia poolt, et kuidas Eesti valijad tagasi saada ja selle tulemuseks oli see, et ikkagi kohalikud valimised üle Eesti võitis Eesti Keskerakond põhiliselt olematu rahalise kampaaniaga veel suurtes finantsprobleemides, aga võitsime ära. Ja nüüd, kui me vaatame praegu reitinguid, siis selgelt on näha seda inimeste liikumist, kelle tagant millised valijad tulevad. Et Eesti Keskerakonna valijate protsent, venekeelse valija hulgas on jäänud stabiilselt samaks, see on 60–70%. 60% 70%.
ka praeguse poliitika juhul, kus Eesti Keskerakond on ju selgelt tugevalt NATO-t toetab normaalseid liitlassuhteid Ameerika Ühendriikidega, toetab kaitsekulude kasvu, siis sellest hoolimata ka Eesti venekeelne valijaskond on patriootlik. Ehk et tal läheb korda Eesti julgeolek, läheb korda Eesti majandus. Ja samal ajal me oleme suutnud ikkagi tuua tagasi Eesti valijaid, just nimelt, ja kui me vaatame ka analüüse ja neid protsente, siis selgelt ennast nagu majanduslikult tsentristina määratlevad valijad, kes ei ole ei vasakpoolsed ega ääretult parempoolsed, vaid kes saavadki aru, ütleme, et majandus ei ole ainult üheülbaline, et on vasakpoolne või parempoolne. Et lõpuks meil on vaja tegeleda, ma ei tea, pensionivaesusega, meil on vaja tegeleda samas väikeettevõtlusega, töökohtade loomisega, et see kõik nõuab spetsiifiliselt majanduspoliitikat, kus me arvestame tasakaalu. Aga samas väärtusküsimustes on selgelt valija see protsent kasvanud konservatiivsema valija seas. Ja kus see tuleb, eelkõige muidu EKRE tagant, kes on ennast ise nagu nurka värvinud ja pigem nagu sektiks ennast muutnud. Ja see ei ole tõsiselt võetav alternatiiv keskmisele Eesti valijale ikkagi, kui ta tahab saada Reformierakonna vaba valitsust. Ja siis on loomulikult Isamaa on veel reitingutabeli liider, aga meie hea koalitsioonipartner Tallinnas. Ja Isamaa valija profiil on mõnevõrra muidugi teistsugune, et seal on kindlasti ka endisi Reformierakonna valijaid, võib-olla natukene majanduslikult paremal järel inimesed ja ilmselgelt Keskerakond on rohkem kõnetanud selgelt ka sotsiaalprobleemide olemasolu Eestis, mis puudutab omaste hooldust, suurperede toimetulekut, kas või automaksu küsimus, mis on löönud just nimelt tavalisi keskmisi suuremaid Eesti perekondi. Et seetõttu viimase paari aasta jooksul Keskerakond on suutnud taas ennast üles ehitada kui tugev nagu rahvapartei, kes ei seisa ainult, ma ei tea, ühe kitsa ringkonna eest, kes saab endaga väga hästi hakkama või ei seisa ainult nende inimeste eest, eks ole, kes on töötud või väga suurtes majandusprobleemidega, vaid just tavaline normaalne inimene, kes tahab elada normaalselt riigis, kus kütuse hind on mõistuspärane, sind ei maksustada hullult surnuks, julgeolek on tagatud ja tehakse normaalseid operatiivseid otsuseid kiiresti vastavalt olukorra muutusele. Et siin ma arvan, Keskerakond ongi näidanud ennast kui professionaalse parteina tegelikult, kes suudab pretendeerida normaalsele riigijuhi rollile, kus Reformierakonda ei peaks olema. Ja sina ennustad, et Keskerakond tõenäoliselt siis olgu Isamaa või veel mõne erakonnaga on järgmise valitsuse liige. See tundub kõige tõenäoliselt. Lõpuks Eesti valija, et ütleme, kas Eesti valija laseb ennast jälle ära tinistada mingitest Delfi juhtkirjadest või Äripäeva juhtkirjadest, kus kutsutakse avalikult üles, et liberaalid ühinege umbes nagu bolševikud nõukogude ajal, eks ole, et nüüd lähme revolutsioonile. Et kui Eesti valija näeb ära selle nagu klassikalise ühiskonna lõhestamise katse, et muidu tulevad halvad konservatiivsemad jõud võimule, kes pööravad müüvad Kremlile maha. Et kui Eesti valija saab aru, ütleme, et kes on tegelikult täna süüdlane selles, et inflatsioon on olnud Euroopa kiireim, kus energeetikas ei ole ettenägelikust, kus jaanuarikuus me ei tea, mis on homne elektri hind. Seda ei tea Eesti ettevõtjad, töökohtade loojad, ei tea tavatarbijad. Siis seda ei suuda ka järgmine valitsus kogu 4 aastaga kuidagi ära lahendada, et see kogu see süsteem üle ja terve Euroopa on niivõrd ta on niivõrd hullumeelne, et see võtab aastakümneid. See võtab aega, lahendab lõpliku probleemi ära, aga tegelikult täna Eesti valitsusel on omas hoovad, et seda olukorda pehmendada. Näiteks sama kas või elektrituru direktiiv, mille kohaselt me peame osalema spekulatiivsel börsil, selle sama direktiiva alusel näiteks on võimalik valitsusel poliitilise otsusena kuni 50% elektrit müüa fikseeritud hinnaga. Kui me teame täpselt, et meie majanduses on need nõrgemad kohad, mis ongi tavatarbijad ja väikeettevõtjad, et anda neile kindlustunnet, et veebruarikuust ei pea uksi kinni panema, siis me garanteerime, et fikseeritud elektri hind maksimaalselt on see piir. Kõik. Seda ei ole tehtud, kui öeldakse, aga meil on vaba turg. No see ei ole vaba turg, kui tegelikult tänase päeva kõige viimane pakkuja määrab homse päeva hinna spekulatiivselt, et see ei ole vaba turg. Elektrituru puhul jah, see on niivõrd arusaamatu, et vabaks turuks nimetada on seda tõesti suur patt, aga et meie saateaeg hakkab ümber saama ja nagu igale inimesele soovin ka sulle väga suurt edu poliitikas ja et sa ikka Euroopas Eesti asja ja Ukraina asja ja Euroopa asja ja maailma rahu asja edendaksid, et me lähme eetrisse suurel reedel, mis on kristliku, ütleme siis kiriku, kultusliku kalendri, kiriku kõikide pühade kõige tähendusrikkam püha, et soovin vaatajatele ja meie kuulajatele järelemõtlikku ja pühalikku
suurt reedet ja samuti häid saabuvaid ülestõusmispühi, et on ka sinul Eestile, mitte nüüd valijatele, vaid lihtsalt olgu kristlastele või lihtsalt Eesti rahvale midagi ilusat öelda saabuvate pühade puhul. Ja mina soovin ka kindlasti kõigile kauneid pühi, nautige munade värvimist perekondadega ja lõppkokkuvõttes hoolimata sellest maailma ebastabiilsusest või aegadest, kus ei olegi võimalik ette ennustada, mis toimub järgmine nädal, siis pigem hoida rahu, külma närvi ja pigem mõelda, et tegelikult on ju elatud ka palju raskematel aegadel, kus on palju keerulisemad olud, et tegelikult tänane olukord on see, et suuresti on see kõik meie endi kätes, kuidas me oma riiki ehitame, kuidas me oma ühiskonda koos hoiame. Nii et ma usun, et paremad päevad on veel ees. Ja nende heade soovide ja helgete mõtetega oma tänase saate lõpetame. Oleme eetris taas nädala pärast juba uute teemade ja uute külalistega. Tänan vaatamast, kõike head!